Tervitus, head inimesed. Nagu te näete, ma panin praegu selle üldise pildi kohe siit stuudiost peale, et te näete, kes siin stuudios täna on. Raadiokuulajad muidugi ei näe, aga te võite ennast keerata siis meie telekanali peale ja näha, millised kuulsad tegelased siin on. Ja kõigepealt ma ütlen tere Päivile, sest ma kõigepealt selles mõttes, et Päivi on selline tegelane, kes käivitas siin Eestis ühe telekanali TV7. Ja mäletad sa, millal me esimest korda kohtusime? Ma arvan, et kohe juba see aasta, see oli 2009 äkki. Oli ju? Ma arvan, et me kohtusime 2010. No võib-olla 2010, ja 2010. See oli piiblipäevad. Jaa, piiblipäevad. Ja. Mina vaatasin sulle kuidagi kahtlevalt otsa ja ma ütlesin, kes see veel siin tegelane on. Tahab siin ka midagi tegema hakata, mingi siuke värk oli. Okei. Aga täna on meil siin stuudios siis oma kohalik pastor Tanelu siin. Tere. Ja aga siin on üks veel kahtlasema välimusega tegelane. Ja mina tema nime isegi ei tea, nii et tutvustage teda mulle, kes ta on. Yes, so I'm Evangelist Nicholas. Ma olen evangelist Nicholas. From America. Ameerikast. Nii. Eile oli, ma juba korra käisin seal sees ka, vaatasin, et vägev telgi koosolek ja mulle tulid meelde kohe 90-ndad. Teid polnud või sind polnud olemas, siis on ju? 90s we used to have those tent meetings, but you were not born, maybe not. 96. Jah. Aga 96 aastal on tema sündinud. On nii. Praegu ma tean, et Tanel tuli siia Eestis või siia Saaremaale, on ju, kogudust tegema. Siin oli enne üks kogudus olemas. Tanel kutsuti siia pastoriks ja mul on selline tunne, et ta on kõige tegusam pastor praegu siin Saaremaal. No ma ei usu seda päris, aga ma püüan teha oma osa, mis Jumal on andnud mulle teha ja on avanud. Nii et kui ta avab ukse, siis on vaja sisse astuda. Jah, nii et eile oli telgi koosolek. Räägime kõigepealt kohe selle ära, mis toimuma hakkab, et sul on telgi koosolekud siin. Ja, see nädalavahetus on tõesti telgi koosolekud 3 õhtut, ehk siis eile õhtul kell 7 oli esimene. Täna õhtul kell 6 on teine telgi koosolek ja pühapäeval kell 4 kell 16 on siis viimane koosolek. Ja need leiavad aset bussijaama vastas on üks aadress Transvaali 43 ja seal hoovis on pandud püsti selline telk. Et väga suur telk ei ole, nii et kes varem jõuab, see saab istuma, kes hiljem jõuab, see peab endale tegema istumisruumi. Aga kõik on oodatud. Täna on juba ilusam ilm, eks ole, et siis saab juba telgi ääred lahti teha. Jah, eile olid usuhiiglased kohal, kes pidid külmad rotsides vastu pidama. Jah, et tee pealt seda eriti näha ei ole vist, seda telki, on ju? No valge paistab läbi puude, aga jah, seal on natuke nagu puud ees, et bussijaama vastas on hoovi väravad lahti, tähendab Pihla tee poolt, siis bussijaama vastas üle tee on hoovi väravad lahti ja seal hoovis. Nii, aga meil on alati vaja teada, on ju, kellega on tegemist, on ju, ja see tema ütles, et tema on evangelist, alles eile sündinud, on ju, ja tuleb meile siin kuulutama, aga meil on vaja teada tema või seda juurt, on ju, te olete nagu ühest liikumisest, siis on ju? Meie oleme, oleme küll. Samasugune. Mina ise olen hetkel nagu Soomes olnud nüüd 3 aastat ja olen sellises koguduses kui River Church Uusimaa. Nii. Ja see River Church, ma olen aru saanud, on ka üsna tegus kogudus praegu seal Soomes.
Ikka, jah, on küll, aktiivne, kasvab kogudus ja siit Eestist käib inimesi seal koguduses ja seal on ka selliseid ärkamiskoosolekuid, konverentse ja paljud ka eestlased on külastanud kogudust ja on saanud nagu kogemuse sellest, et olla ja Jumala ligiolus ja eks me kõik tahame seda, et lähemale Jumalale. Just, aga et minna juurtele lähemale, eks ole, tema ütles, et tema on Ameerikast ja sellest liikumisest, eks ole, mis ma näitan teile, kellega teil tegelikult tegemist on ja kuulete kohe ja näete, et ma panen selle siin korraks mängima. See on see sama asi, mida ma alguses tegin, sest te saate nägema veel suuremaid asju kui see, sest ma teen tööd. See raputab rahvaid. See pöörab selle pea peale, raputab seda väga hästi. Ja siis ta pöörab ta jalgade peale tagasi. Ja lõpu au ei anna üldse võrreldagi alguse auga. Eks te siis võtke istet ja vaadake. See saab sündima vaatamata sellele, kas teie usute või mitte. Nii, kas ei ole tuttav nägu? Is the face now? Yes, yes, younger but the same face. Noorem küll, aga sama nägu ikka. Ma mäletan siis, kui me noored olime veel ja siis me vaatasime seda videot. See oligi 90-ndatel kuskil ja siis ta tundus mulle niisugune vana mees juba. Nüüd ta on umbes sama nägu ja ma ei tea, ta jääbki, te seal Ameerikas ei saagi vanemaks kõik või? Et see on kuskil 90-ndad või isegi enne seda tehtud on ju see video. Et seal keegi baptisti vend tunnistas, et ta sai nagu vaimu täis ja aga tema koosolekutel juhtuvad igasugused asjad ja te vaadate, kui rõõmsad nad seal kõik on. See on ka üks tuttav nägu, kes seal laulab, eks ole. Ja no võt, nii, vaata selliseid huvitavaid asju tema koosolekul juhtuvad. Ja nüüd ma tahangi uurida seda. Meie oleme siin korralikus baptisti kirikus. Jah. Ja vaata, mida nemad seal teevad siis, eks ole. Nii et te olete selle samasuguse selliste juurtega, nagu ma siin teile näitasin, eks ole. Kas te olete kas sa oled seda videot näinud ka? Have you seen this video before? No, I haven't. Ei olegi? Ei. No, soovitan vaadata. I recommend you to watch. It's a good one. Nii et kas sa käid, oled nagu, mul on selline tunne, et ta praegu teeb kogu aeg selliseid nagu koosolekuid, nagu siin oli, eks ole? Pastor Rodney, yeah. I think he's still doing same kind of meetings like he used to do that time. Yeah, all over the world right now. Üle maailma ta teebki samasugused ikka veel. He's doing a 300 city tour. Ja ka USA's 300 linna nagu tuur on käimas praegu. Külastab 300 linna. Nii et ta käib praegu nagu erinevates kohtades, jah? Ja, ikka. Ma olen vaadanud, et tal on nagu mingisugune, mõnikord kui ma üldse tema koosolekuid vaatan, siis ma mõtlen seda, et miks me siin elame. On ju? Et miks me Ameerikas ei ole kõik. I have watching his meetings and I thought we should all be in US attending those meetings. Et tal on nagu, kas tal on mingisugune suur keskus ehitatud seal ka või? On või? Yeah. He has this big church and a center. Doesn't he? In Tampa, Florida. Jah, Floridas. Tampa linnas. Floridas on tal kogudus ja suur keskus tegelikult, jah.
aga ma olen vaadanud, et tal on üks selline nagu hästi suur telk, mis on mõlemast otsast lahti, on see sükene? Is there a big tent that they have like this meetings going on? Yeah, so during COVID, they built a massive, they call it the atrium. Yeah. Et seal on tõesti siis, kui oli see COVID aeg, siis ehitati üle selline massiivne, tõesti suur telgimoodi asi koosolekute jaas, sest rahvast oli nii palju juurde. Tähendab, COVID tegi selle asja? Jah, ja rahvast oli nii palju juurde, et oli vaja nagu suuremat kohta, kus... Jah, me siin teame seda küll, mis seal COVID ajal juhtus. Ja teda isegi pandi vangi korraks. We know that he was arrested once. Ja siis, aga ta lasti kohe ka lahti uuesti, nii et tema oli üks väheseid pastoreid, kes käitus nii, nagu peab käituma. He was one of the rare ones that behaved like we should behave during those times. Jah, ei lasknud endale sisse süstida midagi ega muud asja, on ju. He didn't take those shots. Nii et vot selline pastor ja sellisest liikumisest on siis need inimesed. Kas eile sa rääkisid seal telgis, et sa oled mingisugune, et oled nagu Kanadaga ka seotud või? Yesterday we were talking about your background, that you are from Canada, is that true? Yeah, from Montreal, Canada. Montrealist, Kanadast olema pärit. Kanadas sündinud, jah. French-Canadian. Ja prantsuskeelne kanadlane. Prantsus, seal on erinevad keele nagu rajoonid ja just sealt prantsuskeelsest osast. Ütleme, räägi meile, kuidas üldse sattusid nagu just selle liikumise sisse? How did you end up into this movement, like Rodney Howard-Browne's church? Yes, so an evangelist came to my church in Canada. Üks evangelist sellest liikumisest tuli minu kogudusse Kanadasse. And for the first time I saw people getting healed and God's power on display. Ja esimest korda elus ma nägin, kuidas inimesed said terveks ja kuidas nad kogesid Jumala ligiolu ja väge. So I asked him what Bible school did he go to. Ja siis ma küsin selle evangelisti käest, et kus piiblikoolis sina käisid. And he named one from upstate New York. Ja ta nimetas üht, mis oli tegelikult New Yorkist. And I said, I'll go to that one. Siis ma ütlesin, okei, ma lähen siis sinna. And he said, no, you don't want to go to that one. Aga siis evangelist ütles mulle, et ei, sa ei taha sinna minna. You'll get confused if you go to that one. Et see lihtsalt viib sind segadusse, kui sa sinna piiblikooli läheb. You should go to Tampa and the river. Sa peaksid tegelikult minema Tampasse ja River piiblikooli. So when I showed up to Pastor Rodney's church, I didn't know who he was. Ja siis, kui ma tõesti sattusin sinna ja läksin pastor Rodney Howard-Browne'i kogudusse, ma veel ei teadnud, kes see mees on. And for a Canadian, seeing, all those things like in the video you showed happen, it was very different for me. Ja olles nagu pärit Kanadast ja kui ma siis olin seal koguduses ja nägin kõiki neid asju toimumas, mis me ka vaatasime video pealt, see oli minu jaoks teistsugune ja erinev, millesse ma olin harjunud. So yeah, it took me some time to warm up to Pastor Rodney and his meetings. Mulle võttis natukene aega kohaneda ja harjuda ja pastor Rodneyga ja kõige sellega, mille sees ja keskel ma siis olin. Et vaata, mis seal nagu sellised asju. Sinuga on ka midagi taolist juhtunud või? Have you experienced something like we see on the video? Every Sunday this kind of things happen. Yeah. Yes. With you also? With me, no. Only when I pray for people. Yeah. Et ma näen samasuguseid asju toimumas, mitte tingimata alati isiklikud ise, vaid kui ma ka palvetan inimeste eest, nad saavad täis ja juhtuvad asjad. Pastor Rodney is still working on me. Pastor Rodney, ta veel teeb tööd ka minuga. Et ma olen protsessis ise ka veel kasvan. Nii. Sa oled siis ikka päris noor veel, eks ole? Jah, 96 sündinud on ju. Tanel, sa oled tast natuke vanem vist. Mõni aasta, jah. About your age. Ei, tavaliselt ongi nii, et
uued ärkamised on ikka noored inimesed vedanud seda, uusi ärkamisi on ju. Many times the Bible head of the revival vanemad young preachers. Well, there's something very interesting. On midagi väga huvitavat. So I'm 29. Ma olen 29-aastane. And we know from the Bible that Jesus, he was 30 when he started his ministry. Ja me teame Biiblist, et Jeesus ise oli 30-aastane, kui ta alustas oma teenistust. So it's as if someone a year from now, my age, would have gotten up, opened the scroll of Isaiah, and read about the Messiah, and said, this is me. Et kui me mõtleme nagu tänapäeva keskkonnas või ühiskonnas, kui keegi 30-aastane võtaks nagu kirjutused ja loeks lahtised Jesajas ja ütleks, et mina olengi see, mis oleks inimeste reaktsioon. And then 2 years later, when I'm 32, I say, eat my flesh and drink my blood. Või 32-aastaselt sa ütleksid, mina või sama aastane, et söö mu liha ja joo mu verd. Et ta oli 32-aastane, kui ta ütles neid sõnu. So for me, it's very interesting picturing Jesus being so young, especially in like a Middle Eastern culture, right? Ja kui mina mõtlen selle peale ja kujutan ette, et Jeesus oli selline noor mees tegelikult ja ta oli see Lähis-Ida kultuuris ja käitus niimoodi, rääkis niimoodi, olles noor mees, see on väga huvitav ka minu jaoks. Making the really bold claims that he made. Ja ta nagu tõesti ütles väga julgelt asju välja. Nii, et sul tuleb ka siis julgelt välja ütelda asju, eks ole? That means that you also should and you are saying things boldly. For sure, not as bold as Jesus did. Muidugi jah, julged, aga võib-olla mitte nii julged, kui Jeesus seda tegi. Nii, Tanel, ütleme, kus sa need üles kaevasid? Jumal sel ajal, kui me Tallinnas elasime, usun, Jumal viis meid kokku Päiviga juba siis ja meie perel olid mõningad sellised ühendused või TV7 kaudu ja Päivi on ikka meid aeg-ajalt meeles pidanud, et tundub, et Jumal on ühe ja teise asja sulle südamesse pannud ka meiega seoses ja see kord jälle oli see Päivi, kes tundis, et äkki on siin Saaremaal abi vaja. ja meie olime just ka oma nagu palveprotsessis ja Jumala ees palumas Jumala abi ja juhtimist ja vaimulikustöös just, ma mõtlen. Ja need otsad kuidagi läksid niimoodi kokku, et võtsime asja tõsiselt. Et tal oli kohe evangelist varukast võtta? Jaa. No vaat, see on niimoodi vahest, et Jumal, igaüks nagu käib Jumalaga omas protsessis ja need protsessid on niimoodi, et sina käid nagu oma rada, tundub, et oled nagu üksinda ja omaette metsas, eks ju, ja teine käib oma rada ja mõlemad palvetavad ja siis on äkki juhuslikult seal see ristmik, eks ju. Et inimlikult me ei näe neid asju tulevikku, aga Jumal on nii vägevalt vahest asjad seadnud, kuidas teed ja saatused ristuvad, et minu arust on see Jumalaga käimise juures väga põnev. Vaata, ma siin näitan teile seda pilti veel ja siis ma ütlen teile, et kui te täna lähete sinna telki, on ju, siis te riskite nagu selliste asjadega, nagu te siin pildi peal näete. Et siin on sellised kahtlased vennad kohal, kelle kaudu võib ka midagi sellist juhtuda. Ongi nii, jah? Jaa, parim, mis võib juhtuda on ja saad täis vaimu. Jah. Paremat ei ole. See tegelikult ilma Jumala väeta me ei hakkama ei saa. I was just saying that's the best thing that can happen to you, that you get filled. Like feel overflowing because you actually can't function without being filled with the Holy Spirit. Täna vist on ju, ma saan aru, te lähete veel tänavatele. Ma kuulsin eile. Jaa, kell 11 on meil selline võimalus koguneda seal samas telgis ja
Nikolas teeb väikese sellise evangeelse õpetuse, kuidas jagada evangeeliumi ja siis me lähme üheskoos tänavatele ja vaatame, keda me saame kõnetada või kelle eest palvetada ja see on, kui raadiokuulajate hulgas on kedagi, keda tõesti seesama asi huvitab, et sa oled ka mõelnud, kuidas evangeeliumi jagada, siis tule täna hommiku kell 11 sinna telki. Transvaali 43, ütlen uuesti aadressi ja kuuleme, mis Jumal on pannud vennale südamesse ja lähme ja teeme. Nii, aga Nikolas, räägi nüüd meile, mis elu sa oled üldse elanud või kus sa üldse ringi oled rännanud juba oma noorus? What kind of life you have been living and what, ja mis üldse maailmas toimub praegu? What is happening in the world and where have you been traveling in your ministry? Yeah. So this trip has been our longest one this year. See reis on olnud kõige pikem see aasta. We left America on April 24th. Läksime Ameerikas 24. aprillil. And we went to Paris for some meetings. Läksime Pariisi ja meil oli koosolekid Pariisis. And we've from there done meetings in different cities in Slovakia and the Czech Republic. Ja läksime sealt Slovakkiasse ja Tšekki ja meil olid koosolekud nendes riikides. For about 3 weeks. 3 nädala aja. And then from there we went to Italy. Ja siis me läksime Itaaliasse. In a church for the week. Ja olime nädala aega koguduses, tegime koosolekuid. And now we're here in Estonia. Ja nüüd oleme Eestis. Oota, kes need meie on, kes seal käivad? Who are us? You're talking we did. Sina ja su abikaasa või? Me and Jesus. And who else? And my beautiful wife. Mina, Jeesus ja minu imeilus naine. Ja lihtsalt käidki nõnda koosolekuid tegemas, jah? And this is what you do. You do have these meetings. Yeah, this is my full-time life. See on täisajaga elu minule. See on see, mis ma teen. I wouldn't say job. Ja, see on elu. Ma ei ütleks, et see on mu töö. Ma ütlen seda, et ma naudin seda ja see ongi see täisajaga töö, mis ma teen, aga see ei ole minu jaoks töö. But my life, yeah. See on minu elu. Aga kuidas sulle üldse tundub praegu, ütleme selline, no meie siin vaatame nii, et Euroopa on täiesti surnud vaimulikult. We see like Europe is like spiritually dead. How do you feel like? Thankfully, I would say many of the churches I've been to are more alive than some of the American ones. Ma ise ütleksin seda ja ma olen väga tänulik selle üle, et need kogudused, kus ma olen nüüd hiljuti külastanud, isegi näen, et nad on rohkem elus kui mõni võib-olla Ameerika kogudus. More radical and definitely more open. Nad viivad, ise näen, et nad on radikaalsemad ja isegi väga avatud. And that's because many of them have really good leaders who have been impacted by American ministries. Ja võib-olla nende koguduse juhid, nad on tõesti head juhid ja nad on saanud ka nagu kogenud võib-olla Ameerikast mõju, saanud nagu mõjutatud mõne hea jutlustaja poolt ja saanud õpetust. You see that in Africa a lot too. Ja, ma näen ka Afrikas seda sama. How ministers will find books and read them about ministry and their ministries will explode more than ministries in America. Et seal ka nad leiavad või materjali, võib-olla raamatuid, haaravad kinni õpetusest ja kogudus plahvatab. Because in America, many churches and leaders have become kind of comfortable. Ameerikas on palju kogudusi, et nad nii juhid kui ka koguduse liikmed on muutunud mugavaks. They've had it good and easy for many years, so now they're kind of relaxing. Et nendel on hea ja mugav juba aastaid ja nad on lihtsalt nagu lõtvestunud ja meie elu ongi nii. Aga kui on piisavalt koguduse liikmeid, on ju, kui piisavalt on raha, aga mis sa siis veel pead pingutama? If you have like good amount of church members and you have good amount of money, why should you like want something else and more? Exactly, why should you take a risk, right? Ja miks sa siis riskiksid, on ja? And many don't, unfortunately. Ja kahju küll,
paljud on sellise suhtumisega ja nad ei teegi midagi, muutuvad passiivseks. Huvitav, mis sellel Rodil siis sisse on läinud, et ta muudkui tegutseb? It's so interesting that what is with Pastor Rodney, that he is still active and still doing and still going on. Yeah. Well, his church exploded during COVID. Tema kogudus tegelikult ka nagu mitmekordistus COVIDi ajal. The meetings are, the camp meetings are double in size from when I went to Bible school in 2016. 2016 ma olin piiblikoolis ja sellest ajast on need koguduse teenistused ja konverentsid on kahekordistunud nagu rahva hulga suhtes. And I believe it's because people are looking for someone that is willing to take a stand and not compromise. Ja see on tõenäoliselt sellepärast, et inimesed otsivad kedagi, kes ei tee kompromisse, kes on valmis nagu seisma töö eest. Because it helps you have courage. Ja see aitab ka sind isiklikult, kui sul on selline eeskuju, et ka sina oled julge. And it helps you go after all that God has put in your heart. Ja tahtma seda kõike, mis Jumal on sinu elu jaoks juba valmis pannud. Tähendab, tuli pelata sees. COVIDi ajal panid mugavamad mehed oma kirikut kinni, on ju? Ja most men and leaders shut down their churches during COVID. Yeah. Nii. Ja tema eiras kõiki käskusid, ebaseaduslikke käskusid on ju, mis tulid ja tema koguduse töö läks edasi. Oli teisigi kogudusi Ameerikas, eks ole, kes pidid isegi kohtu kaudu oma õigusi nõudma ja võitsid oma kohtu asjad ka, on ju? There were many other churches, but also Royal Church did that they didn't accept the ungodly rules and they still hold their doors open, but there were other churches like that also in years. Well, I remember the Sunday before Pastor Rodney got arrested. Ma mäletan selle üks pühapäev enne, kui Pastor Rodney siis arresteeriti. We did a prayer meeting Sunday night. See oli pühapäeva õhtu ja meil oli palvekoosolek. And when we went to church, there was police, like 20-30 police cars lined up ready to come shut the church down. Ja kui me läksime kogudusse, seal 20-30 poliisi autot, nad olid nagu valmis sisse tulema ja arresteerima. I was still in the process of applying for my green card in America. Ja mina olin nagu selles protsessis, et saada see roheline kaart. So if I would have any arrest or any problems with the police, I am disqualified. Kui minuga juhtus siis midagi, et mind arresteeritakse või oleks midagi nagu seaduse vastast minu elus, ma kunagi ei saaks seda rohelist kaarti. So I had to make a decision, do I care or do I want to support my pastor in my church, and we went to the meeting. Ja mina pidin otsuse tegema, et kas mulle läheb rohkem korda mu isiklik elu või ma tahan teha seda, mida ma kogen, et südames on õige ja tahan ka toetada pastorit ja kogudust ja ma tegin otsuse, et mina lähen küll kogudusse. So all it takes is usually one man to help other men have courage. Ja tihti see on nii, et vaja üht julget juhte, et ka teised mehed ja naised saaksid julgust juurde. Nii et sa olid sel ajal seal? So you were there that time? Ja? Yes. Ma tean, et see uudis jõudis meieni samamoodi siin, me rääkisime sellest. And we heard the news also here and we are talking about what was happening in the church. Nii et tähendab, politsei autosid oli õue täis. 20-30 ja. Nii palju? Nii ohtlik mees, eks ole? So that 20-30 cars, police cars, that means that man was so dangerous. Oota, ja tähendab, ta siis viidigi käed raudas sealt ära, jah? They actually put like this jackals to... So they didn't do anything on Sunday night, but they went to his house and arrested him at his house. Tegelikult ei tehtud midagi selle koosoleku ajal ja koguduses, vaid hiljem nad läksid alle koju ja võtsid ta sealt kodus siis kinni. See 30 autot oli nagu koosoleku ajal seal, jah? Koosoleku ajal lihtsalt arvan, et hoiatuseks. Hirmutasid teid seal, jah? Yes. That was just like to make you afraid. Those cars were there. Yeah, and what many people don't know paljud ei tea seda,
it was actually another pastor from another church that put pressure on the county to have Pastor Rodney shut down and arrested. Et tegelikult see kõik algas selles, et oli ühe teise koguduse pastor, kes kaebas ja tahtiski, et pastor saaks arresteeritud ja tema nagu algatuse see kõik hakkaski pihta. And when Pastor Rodney was arrested, they did a press conference, and that pastor was with the police celebrating the arrest and condemning anyone who would stay open. Ja just kui nüüd siis lõpuks juhtus see, et pastor Rodney võeti kinni, nii tehti selline presskonverents ja see pastor oli seal pidutsemas ja koos politseiga ja rõõmutsemas, et lõpuks tehti nagu selline otsus, et tema arvates peakski niimoodi olema. Oota, kes seda pressikonverentsi tegi siis? Ma ei tea, who was the organizing the press conference? The police. Politsei, jah? Politsei poolt oli see, aga see pastor oli pastor oli siis ka seal, see kaebaja. Jah, täpselt. But I know 100% if that pastor would have seen all the good that happened, he wouldn't have tried to have him arrested. Aga kui see pastor oleks näinud, mis see hea vili oli pärast, mis hakkas juhtuma peale seda kõike, ta ei oleks iialgi algatanud sellist protsessi. So it's like what the Bible says, God turns what the enemy meant for evil for good. Ja see on täpselt piibellik, sest piiblis on kirjas see, et mida vaenlane nagu mõtles hävinguks, Jumal on see, kes pöörab selle kõik heaks. Oota, kui kaua siis Rodney seal kinni oli? How long he was arrested, Pastor Rodney? So in America, what they do is they, if it's not like what would that word be? If it's not like a murder or anything like that, they call it booking you. Mm-hmm. So they'll bring you to the jail, they'll take your prints, they'll put your name in the book, and then they'll schedule you to appear before a judge. So they actually, if you pay, they let you go home. Okay. Et see protsess Ameerikas on selline, et kui sa oled midagi nagu nii tõsist teinud, et sa oleks kellegi nagu ära tapnud, siis nad võtavad su kinni, võtavad kõik su andmed, panevad nii-öelda kirja ja hoiavad sind seal nii kaua, et kõik protsessid on ära tehtud ja siis lasevad, kui sul makstakse väike raha selle eest, siis sa saad koju tagasi ja jääd ootele, et kuni see kohtuprotsess algab. So he spent about 4 hours in jail. Ehk kokku ta oli ainult 4 tundi seal. Took a 4-hour nap. Ja siis ta lihtsalt puhkas seal 4 tundi, tegi väike uinaku ja siis ta lasti koju. And when he came out, that's when everything changed. Ja siis, kui ta lasti vabaks, siis kõik tegelikult selles hetkes muutus paremuse poole. The president, like you guys heard about what happened. Et president võib-olla teiega kuulsite, mis toimus. And he got on the television and he said, I want every church filled on Easter. Ja ta võeti isegi, ta oli televiisorist, teda tehti intervjuu, kus ta ütles, et ma tahan, et ülestõusmispühade ajal kõik kogudused on täisrahvast. And he said, church is now essential. Who said that? President Trump. Ja see oli president Trump, kes ütles selle, et nüüd tänapäeva president Trump on öelnud seda, et tema soov on see, et kõik kogudused on täisrahvast. Ja. Oota, see oli tegelikult Trump oli siis president sellel ajal vist, on ju? Oli ju? President Trump was president that time. Ja? Yes. Ja. End of 2020. Ja. Ja, siis kui see jama algas kõik, eks ole. Ega tema ka ei teadnud, mis värk on. Täpselt vist. Jah, meie ka siin ei teadnud, aga meie juba teadsime tegelikult kõik, mis värk on ja mis meiega teha tahetakse. Et me siin hoiatasime inimesi, et ärge tehke kõike neid asju. Jah, nii et, aga tähendab see pressikonverents, kui Rodney oli 4 tundi, eks ole, vangis, juba selle 4 tunni sees jõuti siis see pressikas organiseerida, jah? Igavene vägev värk. They were so fast to do the press conference, like immediately. Yes, very fast. Oota, aga seda küll, politsei oli rõõmus ja pastor oli rõõmus. Kuidas ta nii ruttu lahti sai?
Because see oli lihtsalt see, kuidas nad teevad selle asja, nad panivad lihtsalt andmed kirja ja siis oligi juba, et maksti väike raha ja siis ta sai minna, nagu kuna see kuritegevus ei olnud nagu nii-öelda ikkagi selles mastaabis või et ta ei olnud mingi mürv või midagi sellist, nii siis see protsess on selline, et lihtsalt pannakse andmed kirja ja lastakse lahti. Ja ta võis edasi koosolekuid pidada? Jah. And he was allowed to continue with the meetings and churches. Yes. Mida teised kogudused tegid? What did the other churches do after that? Jah, näiteks. Many stayed closed. Ikkagi hoidsid uksed kinni paljud veel. Many only half opened. Teised hoidsid nagu poolenisti lahti, poolenisti kinni. Et see varieerus. Ja Rodnil oli täiesti lahti, jah? Ja but Rodney all doors were open. Yeah. Ja keegi ei piuksunud enam? And no, like, nobody was against him after that anymore. Many people were. Ja inimesed küll olid veel vastu, aga mitte nagu ametnikud. We have a big highway that goes beside our church. Seal on üks kiirtee, mis läheb sealt koguduse eest mööda. And people were driving on the highway and shooting their guns towards the property. Okay. Ja inimesed sõitsid mööda seda kiirteed ja tulistasid autost nagu kinnistu poole, nagu päriselt tulistasid. Nad olid vihased, jah? Nad olid vihased nagu tavainimesed, jah. Nende ajud olid nii ära muserdatud sellest propagandast. Yeah. Because of the because he was killing mindset. People. Yeah. Because he was killing people for having his church open. Ja, sest mõte oli see, et nüüd ta tapab ära inimesi sellepärast, et koguduse uksed on lahti. That's what they said on the news. Ja see oli, mis nagu eeldi uudiste kaudu või pandeemia niimoodi. Vaata, aga see oli nagu selles mõttes huvitav, et ametnikud vaatasid, et häda pole midagi, on ju. Aga raadio või meedia tampis inimestele ajudesse kogu aeg seda At the situation that news were spreading this like fear to people at the same time. Actually, the police let him go, but that was the media that was pushing the agenda still. Yeah. Ja, just nii see toimuski, et see oli meedia ja see agenda, mis tähendab, ma arvan, et Rodney korjas siis rahvast teistest kogudustest ka, on ju? Maybe people from other churches came to his church because of the freedom. Oh, yes. Ja jäiti sinna käima. And stayed there after. Ja, nii juhtus. Ma olen kuulnud, et mõned kogudused ongi lakanud töötamast üldse, kes omal uksed panid kinni ja need jäidki kinni. Oli nii, jah? I have heard that many churches that locked their doors during that time, shut their doors, that they are shut down now, that they do not exist anymore. Jah, just nii juhtuski, et nii on. Vaata siis inimesed ja pastorid, kõik, kes te kuulete, et ärge kuulake hundi juttu, on ju, kes hirmutab ja ütleb, et ma ei tea mida. Ja imelik on tollel ajal nii, et kogu maailma meedia täpselt ühte auku tagus seda. Nii samamoodi meil siin Eestis on ju iga päev olid uudised, et oi, nüüd 2 inimest suri ära näiteks või 3 inimest suri sellesse hirmusesse haigusse, kuigi nad võib-olla surid hoopis ei tea, mis haigusesse, seal oli üks suur vale taga kogule seal, on ju. Et nüüd me teame seda küll ja loodame, et enam inimesi selle kaudu lollitada ei saa, aga mine sa tea, hingevaenlane nuputab ikka kavaleid asju välja, et meid eksitada. Aga vaatas, mul on hea meel, et siuke vend on nüüd siin, kes ise nagu oli koha peal seal, on ju, kes nägi seda, kuidas värk tegelikult oli. I'm so happy that we have somebody who testified it all, that was present when all this was happening. Yeah, very good. Ise olen ka rõimus, et oli seal, et ta nägin seda ise. Oota, aga tähendab, kas sind on välja läkitanud nagu Rodney kogudus nagu ametlikult kuulutama või on sul, kes sul selja taga on? Who is backing you up? Are you under like the Pastor Rodney and that church?
Yeah, Have they like sent you we're out? licensed with them. Jah, nad on meid välja läkitanud, nad on meid õnnistanud ja nemad on meie nagu seljatagused. Jah. Mhm. Ja Me nüüd oleme mis see on see licensed? litsents. Ordained, jah. Ordained. Ordineeritud, jah. Kogudus on ordineerinud neid ja läkitanud neid. Jah, nii et neil on kõik paberid on ju olemas, Tanel. So you have the papers. Yes, important papers. Ja, tähtsad paberid on olemas. Tähtsad paberid on olemas. Sa ütlesid, et sa oled või olete Aafrikas ka käinud? You said that you have been in Africa, have you? I haven't. Yeah. But I've been in South America and Central. Jah, et isiklikult ei ole, siis ma olen lihtsalt kuulnud, mis seal toimub, ma ise olen olnud Lõuna-Ameerikas küll, aga mitte Aafrikas isiklikult. Aga kus sinu arust praegu tundub nagu kõige kuumem vaimulikult maailmas? If you think about the world globally, that you see that the more fire, that the people on fire for God. Kus on näha ärkamist? That you see revival happening? I would say in Africa, but Africa is very like tricky. Teatud mõttes ma ütleksin, et Aafrikas, aga see on ka nagu mitte nii nagu natuke keeruline olukord ka teatud mõttes. Because you have like a lot of good revival, but then you also have a lot of bad that gets mixed in with it. Yeah. Sellepärast, et on natuke segu. Et seal on ka puhas ehe ärkamine toimumas osaliselt, aga on ka segu, kus on nagu valeopetus või mingid inimesed on segaduses või hämmingus mingil määral, et see ei ole puhas. So you see like a lot of abuse and just not the best. Yeah. Et seal on ka asju, mis ei ole kõige parem nagu aluse peal või puhtad ja ehedad. Aafrikas on palju sellist vaimset nagu on ju. Nagu meie siin oleme sellised, tavalised juhmid eestlased või ütleme vaimsete asjadega palju, ei tegelikult tegeldakse küll. Järjest rohkem, jah, sellist vaimset nagu praktikaid ja mis iganes on ju. Et see on igal pool. Different kind of spiritual actions in Africa, but also here in Estonia, people are like open for different spirits and spiritual things. Yeah. Well, my heart is not for Africa. Mu südames ei ole nagu Aafrika erilised. When I was in Bible school, I was praying, where God wanted me. Piiblikoolis ma palvetasin ja otsisin ja küsisin Jumala käest, et kuhu sa tahad mind. And one of the biggest messages that have impacted me, I was sharing yesterday, was the seed time and harvest. Ja üks suurimaid õpetusi, mis puudutas minu südant, oli õpetus külvamisest ja lõikusest. How whatever you sow, that's what you reap. Mida iganes sa külvad, seda ka sa lõikad. And I really felt God directing me to the parts of the world that have in the past sent the gospel out to the world. Ja mu südames nagu tõusis see, et mina tahan minna kohtadesse, kus kunagi oli ärkamine ja kust lägitati missionääre, kust lägitati inimesi välja ja minna tagasi nendesse kohtadesse, kus kunagi tuli üles. Jah, täpselt. Example, like Europe, how Europe in the past spread the gospel even to Montreal, where I'm from. Ja just Euroopa, kus ka läkitati missionääre, kus tuli põles millalgi ja kus saadeti ka missionääre isegi Kanadasse, kust mina olen pärit. In Montreal, they call it the city of stained glass windows. Stained glass? Like church windows. You know the old nice ones? Et ka Montrealis kutsutakse, et seal veel on nagu ma ei oska seda öelda. Nagu vitriinklaasidega tänavad. Jah. Because of how many churches we have. Sest seal on nii palju kirikuid ja kogudus. Kirikuhooneid Montrealis. And that was because of France. Ja see oli seetõttu, mis Prantsusmaa tegi. But now if you look at France desperately needs revival. Ja kui me vaatame Prantsusmaad praegu, nii see rahvas vajab ärkamist praegu. Tõesti vajab. The same with England and all these nations. Ja samamoodi
Inglismaa ja teised riigid Euroopas. So I believe that because these people sent the gospel, now it's time for them to receive again a fresh visit. Ja sellepärast ma usun seda, et kuna need riigid ja rahvad külvasid omal ajal palju, nüüd on nende rahvaste ja riikide aega lõigata tagasi uuesti. Jah, seda küll, aga mulle tundub hoopis nii, et praegu toimub hoopis Euroopa islamiseerimine. I feel like it's Islam is Euroopa ametlikult nagu rahastab islamit. Inglismaa minu arust on juba islamile kaotatud. Like England is already et seal juba koolis õpetatakse nagu islamit juba kohustuslikult. It's like mandatory. Ja vist Euroopa Liit rahastab islami siia tulekut. Ma kuskil uudised olid, on ju. Nii et tegelikult on ikka päris kõva väljakutse. So there's a big challenge because of the Islam in Europe. Yeah, 100%. That's why if people were afraid of COVID, they're definitely going to be afraid of preaching and standing against Islam. Kui inimesed juba kartsid COVIDid ajal ja olid kartsid häda, nüüd nad on tõesti nagu hirmu selle islami, et olla julged seista vastu ja kuulutada nagu islami vastu, nii et see nõuab ka julgust. Because we love the people, but the spirit behind Islam is an enemy. Me armastame inimesi, aga see vaim selle muslimi usu taga tuleb kuratilt. See on vaenlase käest. And you don't invite your enemy into your house. Ja sa ei kutsu oma vaenlast koju. You meet your enemy on the field and you fight. Sa kohtud ta seal põllu peal ja sa võitled ja võidad. And we know that Christians, we fight with our mouths. Ja see, kuidas me siis võitleme, võistlust käime, see on meie suuga. And we're not ashamed of preaching and teaching the gospel because we know that's where God's power is. Ja me ei häbene kuulutada evangeeliumi ja kuulutada Jumala sõna, sest me teame, et vägi on seal. Ega ilma väeta vist enam ei saagi hakkama. On ju, kui sul on sellised jõud vastas. Yeah. Without power, you cannot win because you have against these strongholds. Yeah. Well, you have to be bold to preach. You know, there's only one way to the Father. Me peame julgelt kuulutama seda, et on ainult üks tee Jumala juurde. There's only two genders, male and female. On ainult kaks sugu, mees ja naine. Amen. When God created Adam and Eve, it wasn't Adam and Steve. Ja kui Jumal lõi inimese, ei olnud nagu Adam ja Steven. So all these things will get you in trouble today. Ja kui sa kõike seda julgelt kuulutad, sa oled tegelikult raskustes ja probleemides. But when you guys were growing up, it was normal. Ja kui meie kasvasime üles, kõik need asjad on loomulikud ja normaalsed. You knew what a woman was. Me teadsime, kes naine on. You didn't need a PhD degree. Selleks ei olnud vaja mingi doktori kraadi, et aru saada, kes on naine. We had a lady that was going to be one of the supreme judges in America interviewed, and they asked her what a woman is, and because of, you know, the political atmosphere, she couldn't say. Seal oli üks naine, kellest oli saamas nagu selle ülemkohu kohtunik ja tema käest küsiti, et kes siis on naine, aga kuna see üldine poliitiline atmosfäär oli nii, nagu see oli, ta ei suutnud mitte midagi vastata. But pastor's two-year-old son could tell us what a woman is. Ja, aga tegelikult pastori laps oskab ka nagu öelda, kes see naine tegelikult on. Ja kõige kummalisem oli see, et Ameerika president pidi seda välja ütlema, et nüüd on jälle ikka mees ja naine, on ju? Yeah, and that's so weird that the president of the US needed to say that who is woman and who is a man. Et huvitav on, eks ole, et nii elementaarsed asjad, Euroopas on asjad ikkagi tagurpidi praegu. Et me siin praegu võime küll rääkida, meil veel ühtegi politseiautot siin ukse ees veel ei ole, on ju, kui sa ütled, et on ainult mees ja naine. Aga noh, tundub, et praegu nagu liigub selles, Euroopa liigub hoopis teises suunas, et ma juba kadestan teid seal Ameerikas, et teil on selline president. You have a good president, and I'm jealous a little bit because it seems like Europe is going still in the wrong direction.
et vaata, kas oli seal Ameerikas nii, et kogudus võttis seda viimaseid valimisi üsna tõsiselt? Was it so that the church was taking seriously the elections of the president this time? Oh, yes. Oh, yeah. Yes. Jah, nii oli, tõesti oli nii. Nii, et kogudus saab üht-teist muuta. That there's power. Tegelikult. The church has power to change things. Big power. Ja, kogudusel on suur vägi ja võimsus. Jah. Näiteks kui võtame praegu Eesti, need, kes on koguduste liikmed, neid on päris palju, on ju. Ja kui nad kõik ühel meelel kedagi valiksid, nad oleksid võimelised muutma asju. Aga noh, meile aetakse igal pool kärbseid pähe ka, on ju. Ja inimesed usuvad, jah, raadio rääkis ja televiisor ka. On ju, ja nii need asjad juhtuvad. Selles mõttes on nagu, jah, nagu teispool ookeani on asjad nagu positiivselt muutunud. Mul selline tunne on ju. Praegu näiteks Ameerika ülikoolid on ju ka sellised kommunistide pesad on ju. Ja praegu käib, ütleme, selle välja juurimine Ameerikas, eks ole. Et sellised head uudised tulevad sealt. So good news coming from US now that you have like going into Loodame, et see meie kontinenti siin ka mõjutab, aga ei tea, praegu on suund hoopis. Aga muidugi, kas sa, vaata, ma küsin sinu käest ka, et kas, vaata, seal oli prohvetlik sõnum selles, see vend, kes seal, see oli üks baptisti vend muuses, baptisti pastor, kes seal pikali oli. We started with that clip that there was a Baptist pastor giving out this prophecy. Kes hakkas nagu prohvetlikult kõnelema seal on ju, ta kukkus nagu kivi täiesti peale kõnet seal kantslis. Ja siis tal oli mikrofon täpselt nii käes on ju. Ja siis ta rääkis, seda viimaste aegade kohta on ju. Et ta ütles, et ta rääkis viimase aja ärkamisest on ju. Et sa usud seda, jah? Yeah, for sure. 100%. We need it. 100% ma usun sellesse ja me tõesti ka vajame seda. Et vaata, ma valan oma vaimu kõige liha peale, ütleb Piibel on ju. This is the prophecy from the Bible that I will pour out my spirit on all flesh. Jaa, ja sina oled selle viimase aja ärkamise, ütleme üks, kuidas nüüd, evangeliste või, on ju? You're one of the revivalists, you're the evangelist carrying the power that the revival. Sure, we have to. Yeah. We need it. See on meie töö ja meie ülesanne ja me vajame seda, jah. It's the only thing that can change Europe. See on ainus asi, mis muudab Euroopa ärkamine. It's the only thing, yeah. See on ainus, mis muudab. Nii, mis paneb kinni sellised kurjad invasioonid Euroopasse, on ju, mis keegi tahab meid, no siin on igasuguseid asju, kes meie hinge tahavad saada, on ju. Aga, ja erinevad religioonid ja ainuke, kes võib päästa, ongi see, mis meil siin seina peal on, et Jeesus päästab. Yeah. Et vaata, ja sellist sõnumit on siis täna kuulda Kuressaares. Ja noored inimesed kuulutavad. Jaa. Tanel. Just täpselt nii ja see on kogu selle nii-öelda virvarri sees meie nagu see fookus peab jääma ikkagi paika, et ja tulema tõesti selle lihtsa sõnumi juurde, et Jeesus päästab ja selles sõnumis on vägi sinu elu muutumiseks, nagu Nikolas ka teeb, ta palvetab tervise olukordade pärast. Jumal on ka teda kasutanud sellistes asjades, kus ta on näinud imesid, mis Jumal on teinud ja ma usun, et see ei ole piirdu ainult evangelistidega, vaid Jumal tahab seda kõikide oma laste kaudu teha, ja see usk kasvab, ma usun praegusel ajal nii meie sees kui kõigi sees, kes on valmis nagu avama ennast sellele, mis Jumal tahab anda. Nii, et
praegu on kell saamas 10, eks ole, ja kell 11 on teil mingi kogunemine. Kell 11 on meil... Kes meid vaatab ja kuuleb, on ju? Räägime läbi lihtsa evangeeliumi sõnumi ja kuidas seda kuulutada ja lähme ja praktiseerime seda. Tänavale kuulutama, jah? Ja. Nii et tema nimi oli Nicholas. Nicholas Robinson, jaa. Huvitav nimi. Nicholas on nagu mingisugune, ta nagu see ei ole ei ameeriklase nimi ega kanadalase nimi, et see on kuskilt mujalt pärit. It doesn't sound like an American or Canadian name. Yeah, I don't know. It's the only name I have. See on ainus nimi, mis mul on, ma ei tea, kus see tuli. I'll get a new one in heaven. Taevas võib-olla on siis uus nimi, aga see on nüüd praegu see nimi. Jah, ja mis kell teil õhtul koosolek on? Täna õhtul kell 6 on telgi koosolek ja homme õhtu kell 4. Täna on mis päev? Täna on laupäeva õhtul kell 6 ja pühapäeva õhtul kell 4 ja homme oleme ka ühisteenistusel kell 11 Kuressaare Nelikaare kogudusega. Nii. Need on need võimalused, mis meil on praegu see nädalavahetus. Ja nagu ma aru sain, Nicholas palvetab ka haigete eest, on ju, paneb talle käsi peale ja saavadki terveks ka, või? And they get healed. Yes, amen. Jah, ongi saanud ka, jah? On. Yeah, because Jesus is the same. Ja, nad saavad sellepärast, et Jeesus ei ole muutunud, Jeesus on ikka sama. Mitte sellepärast, et ta hirmus püha vend on ju? Mitte sellepärast, not because you are so holy. No, definitely not. Mitte sellepärast, et mina oleksin nii püha. Just. Vot sellised lood on, et me kuulsime täna, et ikkagi meil on lootust, on ju. Maailma peale on tulemas küll mustad pilved, aga ja ta usub, ja seda ka, et Jeesus tuleb tagasi varsti, on ju? You believe also that Jesus is coming back soon. Jah? Yes. Seda räägitakse teil ka koguduses, jah? You are talking about that also in your church, that Jesus is truly coming back. He is. Jah, see on tõsi. Ta on tulemas pea tagasi. He was coming back soon in the Bible. And he's coming back soon right now. Ja, piiblis on sellest kirjutatud, aga see on kindel see, et ta on tulemas pea tagasi. Jah, me ainult seda kuupäeva täpselt ei tea veel, on ju. Yeah, we do not know the date. Exactly. Jah, kuigi on püütud seda arvutada ja mida iganes. Aga me teame, et ajad on sellised, et ta tuleb üsna pea. Ja ajad on sellised ka, et Jumal tegutseb, on ju. Ja läkitab noori ja vanemaid ka kuulutama. Nii on. Nii et suur tänu Päivi ja Nicholas ja Tanel. Jumal õnnistagu seda tööd ja inimesed, kes te kuulete, minge siis sinna telki. Ja seal võib mida iganes juhtuda, sellised asju ka, mis ma teile näitasin siin video peal. Nii et suur tänu siia tulemast ja mine tea, äkki kohtume veel Ameerikas või kuskil mujal. Aitäh!